Ehk oled sa nende videote jooksul aru saanud, et ligipääsetavuse seadus on lai ja puudutab väga paljusid. Importijaid, müüjaid, teenusepakkujaid, avalikku ja erasektorit. Aga vaatame, mida siis nendele osapooltele tegelikkuses tähendab. Kes vastutab, kui toode või teenus ei vasta nõuetele ja mis saab siis, kui ligipääsetavuse tagamine võiks osutuda liiga kulukaks. Vaatame nendele küsimustele korraks seaduse vaates otsa. Kõigepealt siis, kellele seadus kehtib ja kes vastutab. Alustame sellest, et ligipääsetavuse seadus ei kehti mikroettevõtetele. Kui sul on alla 10 töötaja või sinu ettevõtte käive või bilansimaht ei ületa 2 miljonit eurot, siis ei ole sa kohustatud ligipääsetavuse seadust järgima. Sellegipoolest on see mõistlik, sellepärast et kui sa kasvad, siis sa ühel hetkel satud ikkagi ligipääsetavuse valdkonna ja ligipääsetavuse seaduse mõjusfääri. Ja selleks hetkeks on konkurendid kardetavasti sinust juba ette jõudnud kaugele. Ligipääsetavuse puhul tuleb järgida ka seda, et kui sa oma lahendusi ligipääsetavaks muudad, ei pea sa otseselt seaduse vaates ligipääsetavaks muutma näiteks videoid, heliklippe ja Office'i dokumente, mis loodi enne 28. juunit 2025. Samuti arhiveeritud sisu, mida enam ei kasutata ega uuendata, ei pea ligipääsetavaks tegema. Kolmandate osapoolte loodud sisu, mida sina näiteks ei kontrolli. No näiteks sinu veebilehel olevad reklaamid, mis tulevad ei tea kust, ei pea samuti olema ligipääsetavad, sest sina ei vastuta selle sisu eest. Kaardid ja kaarditeenused samuti ei pea olema ligipääsetavad, aga kui kaart annab edasi olulist informatsiooni, mis on tarvilik, siis sa pead selle info andma edasi teisel viisil. Näiteks kui sa näitad ära, kus sinu maja asub või kuidas sind külastada saab, siis sa pead seda ka kirjeldama tekstiliselt neile inimestele, kes näiteks kaarti ei näe. Ligipääsetavuse nõuded ei ole kehtestatud aga ainult teenusepakkujatele. Seadus teeb vahet mitmel erineval rollil. Tootja näiteks vastutab selle eest, et tema toode oleks ligipääsetav juba disaini ja tootmise etapis. Näiteks kui toodetakse sularahaautomaati või kaardimakseterminali või e-lugerit või nutitelefoni, peab tootja tagama, et seda toodet saab erinevate erivajaduste puhul kasutada. Tajutatavalt, kasutatavalt, mõistetavalt ja töökindlalt. Tootja peab ligipääsetavuse funktsioonid enne toote väljalaskmist dokumenteerima ja tegema vastavushindamised, kas toode ikkagi vastab erinevatele nõuetele ja standarditele on ikka ligipääsetav. Selles dokumentatsioonis tuleb ära kirjeldada näiteks vastavaid standardeid ja tehnilisi spetsifikatsioone, millele toode vastab. Pärast seda teeb tootja siis ka vastava Euroopa Liidu vastavusdeklaratsiooni, kus ta kinnitab, et need nõuded ligipääsetavuseks on täidetud ja lisaks tuleb siis lisada ka CE-märgis oma tootele või siis selle pakendile. Dokumentatsiooni tuleb säilitada 5 aastat peale toote turule tulekut. Lisaks tuleb tootjal kirjeldada ligipääsetavuse funktsioone ka näiteks kasutusjuhendis ja selgelt ja arusaadavalt inimestele, meie puhul siis eesti keeles. Kui nüüd selgub, et toode ikkagi ei ole ligipääsetav, tuleb sellest Eestis teavitada Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametit, sest nemad on meil järelevalveasutus. Seal tuleb selgitada, kuidas ligipääsetavuse muresid, mis on avastatud, parandada plaanitakse. Importija ehk maaletooja peab kontrollima, et maale toodav kaup on ligipääsetav ja kui see seda ei ole, siis kaupa Euroopas müüa ei tohi. Seda siis enne, kui see toode on muudetud ligipääsetavaks. Muide selles, et toode on ligipääsetav, peab veenduma ka siis maaletooja ja ka siis toote müüja ehk levitaja. Maaletooja peab veenduma, et ligipääsetavuse info on müüdava toote kasutusjuhendis kenasti selgitatud ning samuti, kui probleemid ilmnevad, siis teavitama TTJA-d. Teenusepakkuja, olgu selleks näiteks pank, telekomi ettevõte, e-pood, audiovisuaalmeedia platvorm ja nii edasi, vastutab, et tema digitaalne teenus on tajutav, kasutatav, mõistetav ja töökindel erinevate kasutajate jaoks. Ehk siis vastab kõigile nendele näidetele näiteks, mis me siin eelnevalt tõime ja standarditele. Samuti peab teenusepakkuja avaldama info selle kohta, millised ligipääsetavuse nõuded on teenuses tagatud. Kui esineb probleeme, tuleb taaskord ka siin teavitada TTJA-d ja anda teada, millal siis parandused ja kuidas parandusi plaanitakse ellu viia. Eestis, nagu öeldud, siis ongi järelevalve eest vastutav Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet. Samas, seadus tunnistab, et kõiki olukordi ei pruugi olla võimalik alati lahendada. Ja ühe mõõdupuuga kõiki asju teha ei saa.
ja vahel võib olla ligipääsetavuse tagamine väga raske, nagu seadus seda ütleb, ebaproportsionaalne koormus. Ettevõttele tähendab see seda, et ligipääsetavuse tagamine, kui ta oleks siis konkreetse toote või teenuse puhul liiga kulukas või tehniliselt võimatu, võib ettevõtte taotleda erandit. Aga ainult sellisel juhul, kui ta suudab tõestada või põhjendada, et seda ei saa niimoodi teha ja ligipääsetavust ei ole võimalik ellu viia. Seega lihtsalt otsustada, et meil ei ole aega või raha selle jamaga tegeleda, ei saa. Sa pead tegema põhjaliku hindamise, mis näitab, et ligipääsetavuse tagamine muudaks seda toodet määral, mis muudaks selle toote või teenuse esmaseid ja olulisemaid funktsioone. Ettevõte peab hinnates vastama 3 põhilisele küsimusele. Kõigepealt, kui suur on ligipääsetavuse tagamise kulu võrreldes kogu toote või teenuse kuluga? Ehk siis, kas see ligipääsetavuse tagamine sellele teenusele on umbes, kui ta moodustab näiteks sama summa, mis on praeguseks kulunud selle toote loomisele, siis on ilmselt natukene tõesti keeruline. Hinnatakse nii arenduse, tootmise kui ka kapitali, kui ka halduse kulusid, kogu tegevus ja kapitalikulu kui ka kulu näiteks ligipääsetavuse arendamisele, ligipääsetavuse ekspertiisile, lahenduste väljatöötamisele, inimeste koolitamisele ja nii edasi. Siis vaadatakse, kui suur on kulu ja tulusuhe, ehk võrreldes siis selle kasvuga, mida ligipääsetavus annab erivajadustega inimestele. Ehk siis näiteks, kas ligipääsetavuse parandamine tooks olulist kasu, mis kaaluks need kulud üles, et kui see on ühiskondlikult väga oluline, siin ei vaadata siis ainult rahalist tulu, vaid ka ühiskondlikku tulu. Kui suur on ligipääsetavuse kulude osakaal ettevõtte käibes? Ehk siis kui nõutud muudatus moodustaks väga suure osa ettevõtte käibest, just siis netokäibest, siis võib see olla põhjendatud alus erandi taotlemiseks, eeldusel, et muud võimalused on läbi kaalutud. Ettevõte peab hindamisel arvestama nii ühekordseid kui ka püsivaid kulusid. Ühekordsed kulud võivad olla näiteks ligipääsetavuse alase ekspertiisi ja koolituse tellimine, uute protsesside või juurutamine või juhendmaterjalide väljatöötamine või näiteks seaduse mõistmiseks vajalike õigusnõu eest tasumine. Püsikulud on aga näiteks ligipääsetavuse funktsioonide arendus, tootmise või teenusprotsesside kohandamine, ligipääsetavuse testimine, dokumenteerimine ja nii edasi. Kõikide nende dokumenteeritud kulude põhjal arvutab siis ettevõtte välja ligipääsetavusnõuete järgimise maksumuse ja võrdleb seda siis oma kogukuluga. Kui tulemuseks on see, et ligipääsetavuse tagamine oleks selgelt ebaproportsionaalne, võib ettevõte jätta mõne nõude rakendamata. Mitte siis kõik nõuded. Et sa ei saa otsustada lärts, et paneme kogu ligipääsetavuse põlu alla, sa pead ikkagi ära näitama, et milline nõue just seda probleemi põhjustab ja siis võib-olla sa saad erandi sellele nõudele. Ja siis tõesti sellest peab ka ametlikult teavitama Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametit. Teatamisel tuleb esitada andmed toote teenuse sihtrühma ja rakendamata jäänud nõuete kohta ja selgitama, miks need ei olnud siis teostatavad. Kuidas siis edasi liikuda? Esimene samm ligipääsetavuse tagamisel on üldse aru saada, mis seis sinu toodetes ja teenustes täna ligipääsetavusega valitseb. Vaata üle, millised sinu tooted ja teenused kuuluvad ligipääsetavuse seaduse alla. See võib ju hõlmata nii seadmeid kui ka digiteenuseid, eks ole, rakendusi, isetõendusplatvorme, erinevat tarkvara, kõiki neid teemasid, millest me siin juba rääkinud oleme, eks ole. Teine samm on analüüs. Kas need tooted ja teenused vastavad toodete ja teenuste ligipääsetavuse seadusele, ehk siis need nõudeid on seal seaduses ju palju, aga neid termineid samuti. Ja kuna seal on väga palju üldisi termineid, mille alla kuulub tegelikult väga palju tehnilist, siis on siin abiks seesama Euroopa Liidu digiligipääsetavuse standard EN 301-549. See standard kirjeldab nii digiteenuste kui ka füüsiliste seadmete ligipääsetavuse tehnilisi ja kasutusnõudeid. See on üks parimaid aluseid, mille järgi oma olukorda just seaduse vaatest hinnata. Olgu öeldud, et seadus otseselt ei nõua selle standardi järgimist. Seadus nõuab, et sa järgiksid Euroopa Liidus tunnustatud standardid ja see on üks nendest, mida võib tõesti julgelt soovitada. Kuna ligipääsetavus on digikeskkonnas väga tehniline ja nüansirohke, siis tegelikult keegi ei eeldagi, et sa pead oskama hoobilt näiteks ekraanilugejat kasutada või sa saad aru, kuidas klaviatuuri kasutaja või hääljuhtimise kasutaja kuskil äpis navigeerib. No selleks olemegi olemas meie.
ehk siis ligipääsetavuse eksperdid, kes sulle aitavad nii seadust tõlgendada ja pärast siis tehnilises maailmas arenduses või disainis õiged ligipääsetavuse lahendused leida, probleeme avastada, aidata seda asja nii hästi luua. Ligipääsetavust ei saa hinnata ainult nii-öelda checklisti põhjal, ehk siis hästi oluline ongi läheneda sellele ikkagi disaini mõtteviisiga, mitte niimoodi, et me parandame lihtsalt checklistis mured ära ja ligipääsetavuse eksperdid aitavad leida sulle ka head testijad, et see sisend ja info saaks sulle ka mitmekülgne ja arusaam sellest, kuidas erinevad inimesed sinu lahendusi kasutavad ka siis oleks avar. See on valdkond, kus millega meie tegeleme, ongi just see, et me vaatame standardit, näiteks selle EN 301-549 nõudeid, aga reaalset probleemi ja seda, mismoodi siis kasutajad tahaksid seda lahendust näha. Ja me loomulikult jälgime pidevalt ka erinevaid lahendusi, mida maailmas luuakse, ehk siis lõpuks ei ole mõtet ju jalgratast leiutada, kui on olemas lahendusi, mida inimesed juba kasutavad ja armastavad ja sina saad samamoodi seda kasutama hakata. Ehk siis see on see mõistlik vaade, miks on mõistlik võtta siis ekspert näiteks kampa. Alates 28. juunist 2025 kehtivad siis ligipääsetavuse seaduse nõuded kõigile uutele toodetele ja teenustele, mis kuuluvad seaduse alla. Olemasolevatel lahendustel on ülemineku periood, aga iga uuendus ja iga koht on võimalus siis ligipääsetavust parandada, sest et ligipääsetavus ei ole ühekordne projekt, et teeme nüüd ligipääsetavuse valmis. Ei käi nii. Ligipääsetavus peab saama osaks sinu disainist, sinu protsessidest, sa peaksid lähenema sellele süsteemselt ja niimoodi sa võidad nii seaduse täitmise vaatest, sa tõstad oluliselt oma toodete teenuste kvaliteeti, oma ettevõtte mainet ja nagu me oleme siin rääkinud, siis ka mainet. Sest et ligipääsetavus aina rohkem tänases maailmas on usaldusväärsuse märk, sa saad uusi kliente ja ta on aina suuremalt ka konkurentsi eelis. Nii et mõistlik on ligipääsetavusega tegeleda just sisulisest vaatest, mitte ainult siis nii-öelda mõttega, et täidame seadust. Nii. Ma loodan väga, et see videokursus, need väiksed videod on aidanud sul veidi sellest ligipääsetavuse maailmast aru saada. Ega ta lihtne ei ole. Siin on detaile väga palju ja kasutajaid erinevaid ja nõudeid. Aga tegelikult ei ole ligipääsetavus ka raketiteadus, kui me just ei tee ligipääsetavat kosmosereisi. Muidugi, kui plaanib, siis andke teada. Seda oleks vahva teha. Igal juhul mõelge laiemalt ja see aitab teil ka innovatsiooni teha. Aitäh teile kuulamast, vaatamast, kaaselamast, kui küsimusi on, andke teada ja teeme ligipääsetavust. Ciao!